Tere ilusat teisipäeva hommikut. Minu nimi on Triin Pärn ja olen üks veebikooli assistentidest ja tervitan teid Portugalist, vihmasest Portugalist. Ja mul on nii hea meel, et me täna räägime, mul on topeltheli, ma panen siit kinni. Ja mul on hea meel, et mul on täna külas Heiki Visnapuu, kes on Vibecoodingu fänn ja ma lugesin sinu kodulehelt ka, mis sa alles eile Vibecoodisid valmis, et jaanuaris, kui sa avastasid Vibecoodimise, siis enam ei tahagi magada, tahaks ainult vaadata, mida veel elul on pakkuda ja mis tööriista siis saaks teha. Tänane õpiamps kannab ka nime, et millise praktilise tööriista saaks luua sellega. Tere tulemast, Heiki! Tere, tere! Paistab, et me oleme esialgu alles kahekesi siin. Meie live on veebikooli Facebooki grupis, kus mina siis hoian silma peal. Ja juba Helin ja Sandra tervitavad ja Jaanika ütleb juba tere hommikust. Tere, Jaanika! Ehk hakkame pihta, ma jagan enda ekraani ja teeme esimesena kohe selle selgeks, mida me üldse täna tahame. Nii. On hästi näha. Ja. Okay. Ehk kuna ma olin natukene probleemi ees, et kuidas seda nii-öelda tegutsemisampsu täna läbi viia, siis ma hakkasin lihtsalt sellest pihta, ma ütlesin Claudile, et vot näed, mul on niisugune ülesanne, ma pean mingisuguse asja välja mõtlema ja äkki teeks ühe niisuguse veebilehe, kus ma saan kõiki neid asju nagu rakendada, mida ma olen siiamaani õppinud. Ja hakkasin pühapäeval nikerdama. Mul oli väga huvitav sessioon Claudiga. See oli nii põnev ja süvafilosoofiline, sellepärast ma ütlesin talle alguses ainult seda, et ma tahan sellist veebilehte, kus inimesed saaksid minu kogemustest õppida. Ja see oli nagu ma oleksin psühholoogi juures. Kui ma olin selle promptini lõpuks jõudnud, ma ütlesin talle, et ma tahan Lovapeal's seda ehitada ja tee mulle Lovapea prompt. Kui ma olin selle kätte saanud ja Lovapeal's nii-öelda esimese lehe juba valmis teinud, esimese drafti, siis mul õhtul tekkis mõte, et LLM-is on ju tegelikult, Notebook LLM-is on see võimalus, et sa saad teha chati. Ja ma viskasin kogu selle prompti või kogu selle vestluse, viskasin sinna ja ta tegi mulle 15-minutilise podcast'i, kus naisterahvas ja meesterahvas natukene Soome aktsendiga arutavad seda, kuidas üks 62-aastane mees muutis oma elu. Et kui keegi tunneb pärast huvi selle podcast'i vastu, 15 minutit, autos taustaks kuulata, päris põnev, siis kirjutage mulle. Aga hakkame sellega pihta. Ehk siis, kuna üleeile ma tegin selle lehe, siis siin on väike viga on sees, mida soovid homme tegevusampsis kuulata. Ma ei ole teksti praktiliselt üldse muutnud, ainult mõned nii-öelda sõnastused ümber teinud. Ehk jube hea, kui te kõik läheksite nüüd minuveeb.com lehele ja valiksite ära, mida te tahate täna kuulata. Kuna ma ise ei saa nii-öelda eelistusi pakkuda, siis ma valin kõik. On tehtud. Panin siia lingi ka inimestele. Mul on vist natukene veel aega. Aga teema inimesi kõnetab, 38 inimest on hetkel kuulamas, et võite anda kommentaariumisse, võite kirjutada ka siia samasse kommentaariumisse, et mida te tahaksite täna, millest Heiki räägiks, et kuidas alustada ilma IT-oskuseta, praktilised tööriistad, mida kasutada AI igapäevaelu korraldamises, kuidas pakkuda oma teadmisi AI abil, motivatsiooni ja eesmärk ja kuidas teid oma vibe elada selle järgi. Okei, ma ootan natukene veel, äkki veel mõni tuleb, sellepärast et no nii, teeme nii nagu Eurovisioon tegi. 3, 2, 1, saada vastus. Ja nüüd ma näen, kes mida tahtis. Kuidas pakkuda oma teadmisi AI abil.
tundub, et see on nagu kõige rohkem punkte saanud. Kusjuures ma pean mainima, et 4 vastust on minu enda tehtud. Kes siin veel oli? Anonüümne pani, 2 anonüümset on pannud, okei. Lähme selle teemaga edasi, kuidas pakkuda oma teadmisi ai abil. See on selles mõttes hästi hea valik praegu, mulle sobib, kuna seesama minuveeb.com ongi tehtud just selle eesmärgiga. Ma proovin kogu seda teekonda, mis ma olen läbinud praegu 3,5 kuuga, jagada ja ma arvan, et see jagamine ei ole selline loengu vormis teema, vaid see on pigem see, et iga inimene, kes tahab minu kogemuse pealt õppida, peab ikkagi mulle ise ütlema, mida ta konkreetselt tahab. Ja seetõttu loengu pidamine on ühelt poolt huvitav, aga ma ei tea, kas sellest mingit kasu on lõpuks, sellepärast et mina olen nüüd selle ajaga õppinud seda, et mul ei ole mõtet kellelegi midagi ise soovitada. Tema peab minu käest küsima, siis ta võtab sellest midagi kasulikku välja. Sellepärast, et loengus sa lähed ära ja mõtled, jõle äge loeng oli, aga sa ei mäleta paari päeva pärast mitte midagi. Ja räägingi siis võib-olla sellest, kuidas ma selle sama minu veeb lehe tegin. Ehk hakkas kõik siis pihta Claude'i vestlusest, kus ma ütlesin, mida ma tahan saada. Claude tegi mulle esimesed nii-öelda variandid valmis, õigemini siis ta andis mulle Lovable prompti. Lovable's hakkasin, midagi ma vist nikerdasin seal ka, aga ma vaatasin, et nagu Claude'is on jube hea teha seda asja. Ja näiteks me võiksimegi teha sellise asja praegu koos ära, kus on siis mul küsitlus ja siin on viga on sees, mida soovid homme tegevusampsis kuulata. Kopeerin selle. Nüüd ma lähen Claude'i ja ütlen talle, et siin on viga. Peab olema mida soovid tegevusampsus. Paneme nii või? Okei, paneme nii. Ja nüüd ta toimetab. Praegu saad hoopis midagi muud teha, näiteks, ma ei tea, vaadata uudiseid või näppida telefoni või vastata kellegile või mis iganes. Ma panin enda telefoni, pani igaks juhuks paika. Tehtud, eks ole, mida ma nüüd järgmiseks pean tegema? Ma pean minema Lovable'sse. Ma vaatan, kus see mul on. Mul on liikumine natuke keeruline siin, sellepärast mul on üks menüü. See on siin. Nii, nii. Ja nüüd ma pean siit vajutama update. Jube aeglane, eks ole. Üldse elu ei liigu edasi, vahepeal pead lihtsalt ekraani passima. Me oleme juba nii ära harjunud, et kohe kõike saame. Jaanik ütleb, et täiega äge on näha, kuidas Vibe koodimise õpiprogrammi esimeses grupis osaleja jõuab juba nii kaugele, et tuleb teistele veebikooli kuulajatele tarkusi edasi jagama. Nii, kus ma siin olen nüüd? Nii. Ja nüüd ma teen refresh'i siin. Ja ongi tehtud, nii lihtne oli. Aga mina võtaks praegu vastu küsimusi. Mida te tahate teada? Hetkel praegu inimesed põnevusega kuulavad, aga kuidas alustada siis ilma IT-oskusteta, et näiteks kui me tahaksingi hakata sellist lehte ehitama, mida ma pean siis omama? Mul on siis Claude'is konto, aga tuli üks küsimus ka Pireti poolt hetkel, enne veel, kui mina jätkan, ütleb, et Heiki, kuidas sa said Lovable'i kodulehe nime endale sobivaks muuta?
mis mõttes endale sobivaks? Seda, et sul ei ole seal, Ah, et minuveeb.lovable.com, vaid heiki.minuveeb.com. okei, kui sa lähed sinna, ma jäin pilkumisega raskusi siin praegu. Nii, kui sa lähed siia publish'i teema peale, nüüd oota, ma pean natuke nihutama siin. Kui sa lähed publish'i teema peale, siis siit valid edit settings, URL. Siit paned enda domeeni sisse, tasuta. Tee, mis tahad. Ja kas ma sain õigesti aru, et Heiki, sinul on tasuline Claude ja sul on ka tasuline Lovable? Ja ma maksan mõlema eest kohutavalt palju. Claude'ist ma maksan 18 eurot kuus ja Lovable'is ma maksan lausa 12,5, sellepärast ma võtsin 50% soodustuse ajal terve aastase paketi. Ahah, selge. Randol tuli ka küsimus, et kuidas sinu kodulehel on integreeritud Cloud Code ja Lovable, et automaatselt teeb muudatused? Asi käib üle GitHubi. Lovable'is on kood süngitud GitHubi ja Claude. Kõik muudatused teeb GitHubi kaudu. Ja kes esimest korda kuuleb GitHubist, mis asi see on GitHub? GitHub on sisuliselt sinu kodulehe või rakenduse koodi hoidla, nagu raamatukogu. Sa viskad oma esimese raamatu sinna ja siis hakkad kogu aeg seda teksti muutma seal ja ta hoiab kõik asjad meeles. Iga muudatus hoiab ta meeles. Kui sul on kuskil mujal kui Lovable'is on oma koduleht, näiteks Vercelis, siis ta automaatselt uuendab Vercelis sinu kodulehe ära. Noh, nii nagu mina tegin praegu siin Lovable'is, tegin publish, kui mul mingi muudatus tekkis, siis seal toimub isegi see täiesti juba automaatselt. Et sa ei pea isegi seda publish'it tegema, aga miks mulle Lovable meeldib, on see, et mulle millegipärast nagu tema disain meeldib ja siin nädal-kaks tagasi toimus mingisugune tohutu hüpe Lovable'is, et ma isegi vaatasin, et paremini kui Claude, aga nüüd eile-üleeile olin ma jälle Claude'ist väga vaimustatud, et ta tegi nii ägedaid asju. Põnev. Heiki, milliseid praktilisi probleeme sa oled AI abil ja selle vibe koodimise abil lahendanud? Okei, projektid. Läheme projektide peale. Jälle ma liigun valesti, üks moment. Nii, projektid. Need on nüüd projektid, mida ma olen siis teinud siin alates veebruarist. Esimene projekt on Sunset, siin on kõik, igal pool on lingid juures, saate vaadata neid pärast. Sunset Apartment oli siis minu enda üks Haapsalu nii-öelda lühiajalise rendikorter, mida ma müüsin siis või noh, kuhu tulid tellimused, tulid bookingust, aga booking võttis mult liiga palju raha vahelt ära ja mulle ei meeldinud see. Samas ütleme, see nii-öelda aastane käive ei ole nii suur, et ma saaksin tellida analoogilise lehe mingilt IT-majalt, noh kui mul bookingust ma saan võib-olla aastas mingi 10 000 käivet, eks ole, millest nii-öelda kasumit on siis noh, nii et nagu ei olegi. Et siis maksta sellise rakenduse eest 15 000. No see ei ole mõeldav. Aga tõepoolest see Sunset Apartment.ee selline, nagu ta praegu on, see funktsionaalsus, mida ma olen nüüd ehitanud alates veebruarist, aktiivselt tegin esimesed 4 nädalat, nüüd olen lihtsalt vaikselt juurde pannud. Ma tegingi spetsiaalselt, tegin HV korter, sellise hankedokumendi, kus IT-firmad said sisestada minu poolt ette antud skoobi järgi, palju see asi maksab, millised on maksetingimused, kui kaua see kõik aega võtab, millised on garantiid ja nii edasi, nii edasi. See oli üliäge asi minu enda jaoks ja ma sealt sain vastuse, et näiteks Sunset Apartmenti taoline koduleht maksab hinnavahemikus 12,5 kuni 35 000. Ja seda tehakse, noh, kõige lühem aeg oli vist 3 kuud või. Siis vahepeal tuli mul mõte, et wow, et kui ma Sunset Apartmenti juba ise
teen, eks ole, et selliseid ühe korteri pidajaid on ju ilmselt veel, siis mul tuli mõte, et okei, ma teen hoopis selle platvormina. Ehk siis Apartnet.eu on selline nii-öelda baasplatvorm ja seal on üks selline leht nagu Rannakodu, mis ongi nii-öelda nagu demosait. et nii-öelda korteripidajad saavad endale ülilihtsalt teha oma kodulehe, kus on kogu broneeringusüsteem taga. Kõik automaatsed lahendused ja liigutused. Tegelikult ma teengi praegu nagu asju, mida ma natukene pikemalt juba hakkan tegema, mingeid enda probleeme. Et ma ehitan neid sellise platvormi kujul. Mul ei ole veel ühtegi klienti, nii et selles mõttes te ei saa minu pealt nagu mingit, ma ei saa väita, et minu idee või mõtted on õiged, need on, kõik on MVP-d. Mul ei ole ühtegi maksvat klienti veel. Aga näiteks seesama, vot Teslast hakkas asi pihta. Täpselt samamoodi tuli idee, et see oli üks neljapäeva õhtu, ma olin saunas ja ma olin endal just Claude'i äpi telefoni laadinud ja avastanud, et seal on jube kihvt voice agent. Räägib inglise keelt, eesti keelt ta ei oska, aga ta ütles, et ta õudselt tahaks eesti keeles minuga rääkida, sellepärast siis ta õpib ja siis ta saab minuga vabalt suhtlema hakata. Aga siis ma lihtsalt prooviks, ütlesin talle inglise keeles, et kuule, et ma tahaks endale Teslat ja ma tahaks tegelikult seda kuskilt Euroopast tuua ja firmale ja käibemaksu vabalt. Et otsi nendest müügikuulutustest selle kriteeriumiga välja, et ta oleks alla 100 000, ta oleks käibemaksu vabalt müüdav. Midagi oli, ja Tesla Y mudel, 3 asja. Ja saada mulle see nimekiri, saada mulle emaili peale. Plumps, käisin korraks veel laval ära, mul tuli emaili peale list, kus oli 250 autot. Ma ütlesin, oota, niimoodi ei saa. Nüüd tee mulle üks niisugune lihtne veebileht, kus need on seal, kõik on listis ja ma saan ise sorteerida ja valida. Ja enda poolt veel, anna mulle soovitus, milline nendest 250 on minu jaoks kõige sobivam. Ta ütles, et tema ei saa seda veebilehte seal äpis teha, aga ta võib teha kogu selle koodi seal valmis, et siis sa lähed lihtsalt, kopeerid selle telefonist enda cloud'i, desktop cloud'i ja siis on see veebileht sul olemas. Ja siis mul oligi see veebileht olemas ja siis ma valisin sealt endale 2 autot välja. Ja kuna need mõlemad olid Saksamaal Düsseldorfis suhteliselt ligidal üksteisest, siis ma palusin Claude'ile, et okei, et nüüd kirjuta neile kiri, et ma tahan neid autosid, tahan osta, ma tahan hinnasoodustust saada, ma tahan kindlasti, ma tahan neid ilma käibemaksuta osta ettevõttele. Ja ma tuleksin 2 päeva pärast tuleksin juba autot vaatama ja kui sobib, siis ma sõidan taga Eestisse. Ja nädal lõpus siis vahetasin meile korduvalt. Aga mida nad ei osanud seal, nii-öelda sakslased ei osanud mulle öelda seda, et ma ei saa sellega kohe samal päeval sõitma hakata, sellepärast nendel autodel ei ole registreerimisnumbrit ja transiidinumbri võtmine võtab aega mingi 5 päeva. Ehk ma olin selles mõttes natuke kahvlis, et ma ei tahtnud autot ennem osta, kui ma olen teda näinud. Aga ma tahtsin samal päeval temaga juba koju sõita, eks ole. Ja mis siis selgus, üks nendest ütles, et okei, ma saan sulle järgmiseks päevaks, saan sulle lühiajalise transiidinumbri. Selle peale ma siis hakkasin otsima endale sõpru, kes tuleks minuga kaasa, sellepärast et ma ei tahtnud 2200 kilomeetrit niisama sõita üksinda. Üks sõber ütles, et okei, et kui kõik välja teed, siis olen nõus. Järgmisel õhtul lendasime lennukiga Düsseldorfi. Kolmapäeva hommikul läksin automüüja poole.
vaatasin auto üle, tegime lepingu, maksin raha. Ja siis oli meil vaba aeg, sellepärast järgmine päev kell 2 pidin saama numbri. Järgmine päev sain numbri, hakkasime koju sõitma. Siis selgus, et kuna see number kehtib ainult 6 päeva, siis Eesti autoregistris ei ole vabu aegu nii kiiresti saada, et ma saaks Eesti numbri kätte ja mul jääb auto seisma. Aga õnneks esmaspäeva hommikul ma avastasin, et Pärnus on üks vaba aeg tekkinud ja ma sõitsin autoga sinna, see oli mul viimane päev. Sain numbrid kätte ja kõik on fine. ehk Nüüd siis ma olen täielikult tegelikult tänu sellele, et sa tegid sellise vaipkoodisid, sellise lehe, siis sa hoidsid nii palju aega kokku, et sul olid küll muud takistused ka seal, mis sa pidid koha peal siis ära lahendama, aga ta hoidis sulle nii palju aega kokku ja sa leidsid endale sobiva auto. jah, muidu oleks mõeldamatu olnud. Ja ütleme, analoogilised autod näiteks Eestis, ma arvan, maksavad 10 000 rohkem. Soomest võib-olla leiaks võib-olla 5-6 tuhat kallima. Aga noh, see oli väga põnev teekond. Ja ma näen siin, et sa oled ka teinud raamatupidamise kohta, et mina ise olen raamatupidaja ja ma kohe vaatasin, et sa oled kasutad smart account'i, ma saan aru, ja et need panga väljavõtted läheksid siis automaatselt. Mitte ainult, tähendab ka arved lähevad mul automaatselt. Kõik arved, mis mul meili peale tulevad, lähevad automaatselt smart account'i. Ja smart account'ist moodustatakse mulle ka LHV jaoks siis nii-öelda pangamaksete fail, mille ma pean küll praegu veel käsitsi siis LHV-sse sisestama. Aga kui need arved lähevad sulle sinna raamatupidamisprogrammi, kas siis sina seal pead veel panema need kulukontod ka külge või seda teeb automaatselt? Ei, mul on olemas, tähendab, ta on kõik nii-öelda nagu senised kanded läbi vaadanud ja selle järgi ta teab, kuhu miskit peab minema. Loomulikult, kui tuleb mingisugune uus asi, siis ta küsib minu käest, et mis me nüüd teeme. Ja teine huvitav asi on fotode arhiiv. Ma usun, et kõik, kes meid kuulavad, siis teavad, et neil endal on ka, tähendab, telefon on täis paksult fotosid ja ühest samast asjast on mitu pilti. Jah, aga kuna Jaanikaga rääkides ma sain aru, et sellel asjal ei pruugi olla lendu, see on hetkel ainult minu enda nii-öelda valu lahendamine, siis see hetkel seisab ja ootab sügist ja talve, et siis ma hakkan sellega tegelema. Aga jah, Feelgood on ka üks huvitav projekt, seda ma tegingi nüüd sõbrale nii-öelda selle auto äratoomise ajal. Jube lihtne, õudselt lihtne. Ja mida see siis? Te võite minna sinna ja reaalselt ostu teha ja see kaup liigubki teie nimetatud aadressil. Jagan siia linki ka kommentaariumisse ja näha on, et Eiki, sa oled nii palju erinevaid asju, enda probleeme enda elus praktiliselt ära lahendanud, et mis järgmiseks? Mis järgmine plaan sul on ehitada? Ja ausalt öeldes ma pean natukene nüüd neid olemasolevaid kohendama, et need hakkaksid mul kuskilt ka raha sisse tooma, et kõigepealt ma peangi nii-öelda maksed talle külge panema nendele asjadele. Et kui seal tekib juba 5 esimest maksvat klienti, siis ma hakkan selle asjaga edasi minema. Kui ei teki, siis läheb lihtsalt tootele, paremaid aegu. Aitäh, Heiki, tänase õppiamsu eest. Nii põnev on kuulata praktilisi lugusid, et kuidas midagi tegid, et väga-väga kasulik. Ja küsin veel, et mis sinu taust oli enne, kui sa hakkasid üldse vibe koodima, sest tihtipeale võib-olla inimesed mõtlevad, et vibe koodimine, ma ei oska koodi, ma ei taha koodi kirjutada. Et tegelikult kõik see Claude ja kõik see AI teeb sinu eest selle ära. Et mis oli sinu taust muidu? Mul ongi tegelikult tehniline taust, et mul on selles mõttes nagu sihukest tehnilist leiutamist ja IT-ga seotud ühildamist on nagu hästi palju. No. Ütleme kasvõi seesama elektriteema, et elektrihinnad tõusid nii palju praegu kogu aeg ja igasugused maksud, et mul viskas nüüd aprillis üle, panin endale aku. Nüüd on mul ka Tesla, nii et ma olen elektrivõrgust lahutatud, ma ei osta mitte ühtegi kilovatti sealt. Mul on ka Starlink, nii et kui Eestis näiteks peaks elekter ära minema, siis minul on elekter olemas, mul on internet olemas.
et võite kõik minu juurde tulla, kui keeruliseks läheb, aga ma paluks veel, siin on olemas, lehel on olemas tagasiside. Äkki te võtaksite vaevaks ja vastaksite mulle Ma 3 panin siia küsimusele. lingi ka, et saab sellele klikkida peale ja jätta Heikile tagasiside. Ja Aitäh, siis ma tahaksin tänada kõiki, kellelt ma olen kasulikke õpetusi saanud. oi kui tore. Aitäh teile. Veebimajutus Marika Juusu, Kei Olbrei, Jaanika Mõro, Ketlin Kaasik, Priit Kallas, Krister Viirsaar. Väga vahva. Ja nagu Helin ütleb, elu muutvad võimalused, väga äge. Aitäh, Heiki, et sa tulid, jagasid enda kogemust ja aitäh ka kõigile kuulajatele. Meil on õpijampsu lõpuks veel 42 inimest kuulamas, et väga populaarne õpijamps, et kindlasti jätke tagasiside Heikile ja kohtume juba järgmisel teisipäeval. Ei, tšau.